videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja, minu nimi on Kertu Luiski ja see siin on Vabaduse hääl, saade järjekorra numbriga 102. Seda imelist aega, kus kõik on nii tublid, võimekad, heasoovlikud, kõik teeks ära, raha on palju, ehk siis valimiste aeg. Ja minu selline lihtne, lühike palve on teile, et ei annaks alla, et te mõistaksite oma osa Eestis toimuvas. Ja lihtne on öelda, et mis meie, mida me ikka teha saame. Isegi kui me saame teha vähe, siis teeme sedagi, kui see on meile oluline. Ja selline lihtne asi, nagu valimas käimine, mina nii palju, kui mul on olnud vanust seal käia, jaoskondades ma olen alati käinud, e-valinud pole ma mitte kunagi. Ja ma tunnen, et see on selline nagu loomulik osa, kui sa tahad olla ühiskonna liige. Sest tänasel päeval me oleme sellises süsteemis, kus käiakse valimas. Jah, meil on e-valimised, mis ei ole läbipaistvad, mis on üks paras selline hookus-pookus, aga ma tunnen, et selle vastu on kohtuasjad käimas, aga sel samas me ei tohi jääda ootama, et kuni tuleb see lahend, mis lõpetaks ära e-valimiste maagia. Ja kuni meil on võimalus veel jaoskondades käia, kui ei ole öeldud, oi, uus taud, püsige kodus, võtke mobiil kätte, hääletage. Või piisab sellest, et panete telefoni tööle, kui me hääletame teie eest või mis iganes. Ja kui mõelda, et kuidas me oleme tublid ja me teeme seda, teist, kolmandat, siis asi see kord paari aasta jooksul jaoskonnas koha peal käia, on ju. Ja kogu seda valimiste tralli võtta natuke huumoriga, sest mis on? Sest lihtsalt väike mäng. Arvake ära, kes räägib. Mina isiklikult, nagu te teate, ma ilmselt ei üllata teid, mina toetan madalmat maksukoormust. See tähendab seda, et inimestel kõigil on palju lihtsam hakkama saada, majandusel ka, majandus kasvab. Ja kui selle mina käest küsida, et mees nalja teed, su poliitika on hoopis teises suunas, siis ta ütleks ilmselt, et mina ikka tahan madalat maksukoormust, aga see erakond, ja see erakondade mäng on ka selles mõttes nagu päris naljakas. Mina tänasel päeval, ma vaatan, et meil on suur poliitika ja on rahvapoliitika. Ehk siis on need erakonnad, kes on valitsuse juures, kes seal ajavad mingit asja, millest mina näen, et midagi head ei sünni. Ja mingid ilutegevused ja just kui asjad lähevad paremaks ja mugavamaks, lihtsamaks. Aga suures plaanis liigume me õudses suunas. Ja siin kohalikul tasandil oli ka naljakas lugu, kuidas siis kohalik volikogu aseesimees postitas kirjus reffe ja siis volikogu esimees ref sellele sotsile siis reageeris, kuidas see olevat liiga palju Nõmme raadiot kuulanud, et sellist juttu ajab. Ja ma siis sekkusin, et mis te nalja teete, et koalitsioonis olete sõbralikult ninapidi koos ja nüüd siis niimoodi. Et valitsuses olite ka varem sõbralikult koos ja siis niimoodi. Mille peale ma sain bloki. Volikogu aseesimees blokeeris mu ära. Ma ei ole kunagi ropendanud, rõvetsenud, labane olnud, sõimanud, ähvardanud. Lihtsalt selle eest, et ma ütlesin, väljendasin, et kuulge, see on nagu palagan ja endine linnapea ka blokeeris mu ära, kui ma saatsin talle materjali, mis oli Euroopa Komisjoni tasemel materjali isegi, mis kinnitas, et ta valetas mulle volikogus ja blokeeris ära. Ja mis seal ikka? Las siis olla tema seinal rääkimas ainult need inimesed, kes kiidavad päkka. Ja mis siin veel põnevat on selles ilmaelus? Siin oli veel üks tekst, mis ma ei teagi, kas inimene ise kirjutas või AI või nõunike armee, aga ka arvake ära, kes räägib. Piip, ehk siis erakond. Kindlustas palgatõusu hariduse ja sisejulgeoleku töötajatele, palgad kasvavad 10% võrra. Kõige olulisemaks tulemuseks oli kokkuleppe haridustöötajate ja sisejulgeoleku töötajate palkade tõstmiseks ligikaudu 10% võrra, arvestades valitsus leppis kokku ka maksuküüru kaotamises ning loobus plaanitud tulumaksu tõstmisest kujuneb koos maksumuudatustega õpetajate netopalga kasv
alampalga 1800 eurot, puhul umbes 19,1% ning keskmise palga 2433 eurot, puhul ligi 20,2%. Ja aastate jooksul ei ole nende sissetulekut sammu pidanud elukalliduse tõusuga ning nüüd saavad need inimesed kaua oodatud ja väga vajaliku leevenduse. Näiteks tähendab see, et õpetaja teenib kõigi kokkulepete tulemusena 319 eurot kuus rohkem kui varem, mis teeb aastas 3828 eurot lisasissetulekut. See on selge signaal, et riik väärtustab neid, kelle töö tagab turvalisuse, hariduse ja ühiskonna järjepideva toimimise. Läbirääkimistel lepiti kokku ka täiendavates sammudes Eesti majanduse konkurentsivõime taastamiseks. Eelarves nähakse ette ka lisarahastust teadus- ja arendustegevustele. Keskmise pensioni kasvuks võib ennustada lähtuvalt majandusprognoosist 5,4%. Valitsus suurendab ka toimetuleku toetusteks eraldatavaid vahendeid kokku 4 miljoni euro võrra. Ette nähtud on ka kaitsekulude tõstmine 5% SKP-st. Suuremad kaitsekulud võimaldavad arendada kihilist õhukaitset, suurendada maaväe tulejõudu, luua süvalahingvõime, arendada droonivõitlust ja elektroonilist sõjapidamist ning teisi kriitilisi võimeid. Kantar Emor pealkirjas ütleb, Reformierakond pööras sügava languse tõusule. See, mis ma just ette lugesin, see ei olnud Reformierakond, aga potato, tomato, E200, Kristina Kallas. Mingi koha pealt need asjad isegi ei ole enam naljakad. Ja see selline areng. Meil on arenduskeskused, mis ajavad minu arust nagu päris hämarat asja. No kas või see, et nüüd Võrumaa arenduskeskus teatas, et Võrumaa arenduskeskus otse Brüsselist, Võru maakond on Euroopa Liidu mahepiirkond 2025 ja mina mõtlen, et Võru linnaleht Facebookis samal ajal kirjutab, kuidas Kaitseväe lahinglaskmised Nursipalu harjutusväljal 1. ja 2. oktoobril. Neil on plaanis seal hakata laskma kõigist NATO relvaliikidest. Eelmises saates ma tõin välja, kuidas nad põiklevad vastamast, et mida nad täpsemalt seal laskma hakkavad, keemiarelv, nii edasi. See, et nad põiklevad vastamast, see tähendab ühte, on mida varjata. Ja nüüd mõelda, et kogu see keemiakupatus seal õhus, pinnas ja ilmselt ka põhjavees, mida, ei hakka ropendama, mida mahedat, ma ütlen selle peale. See on täiesti ulme ja on inimesi, kes valivad uskuda, et oi kui hea, meil on siin mahe. Ja mulle tundub, et see arendus, see on inimestele nii pähe nagu maha müüdud, et see on midagi nii ainuma õiget, mille nimel tuleb elada. Kui ma mõtlen areng, see siis meile öeldakse, et areng on see, kui asjad läheb mugavamaks on. Ja kui kõik on lihtsam, siis mina sealt edasi mõtlesin, et lihtne. Kui inimese kohta öelda, et ta on peast lihtne, siis see on kuidagi intellektuaalseid võimeid solvav või pisendav. Ja siis ma mõtlesin sealt edasi, et areng, kui see kõik, mis toimub arengu tähel on arengupettus, siis seda võib nimetada ka arengupeetuseks. Ja selle kõige peale ma jõudsin ringiga sinna kohta, et aga kuidas ma saan kaitsta enda lapsi selle arengupeetuse eest. Ja selleks tuleb anda mingid tööriistad ellu kaasa. Ja üks, mida mina olen mõelnud, on lihtne näide, seesama klaver siin. Kui laps mängib klaverit, siis ta peab kasutama mõlemaid käsi, ta ajupoolkerad saada omavahel ühendust ja see on miski, mis tema aju arengule mõjub väga positiivselt. Ja kui ta elus tulevikus ei mängi klaverit, siis see treeningperiood tema aju jaoks on läbi tehtud ja ma tunnen, et see aitab ka tal tulevikus inimesena seda aju kasutada natuke nagu tõhusamalt. Ja selle klaveriga juhtus isegi niimoodi, et kui muidu laps mingi hetk ütles, et ma ei viitsi, ei tahaks lihtsalt mängida. Siis kui vanemate tuli klaveri juurde, siis tekkis sellele klaverile mingi suurem väärtus. Ja siis ta tahtis ka väga mängida ja nüüd nad mõlemad pusivad, isegi väike vend käib klaveri taha, sest ta näeb, et see on midagi erilist ja olulist. Ja seda on kõrvalt isegi päris naljakas jälgida, kuidas kui keegi näeb millestki väärtust, siis kõrval olija ka kohe näeb, et see vist on midagi väärtuslikku, isegi kui see väärtuse tunne ei pruugi läbi sinu käia, siis see teise nagu nägemine, teise rõõmu nägemine, see nagu utsitab. Ja sellele mul on hea meel ja ma tunnen, et vanemana mingid sellised imelihtsad asjad võivad kaasa aidata sellele, et ega see elu ei muutu suurelt. Need poliitilised mängud olid eile, on täna, on homme, aga kuidas selles informatsioonisõjas
mida need mängud kasutavad, meie lastel säiliks võime orienteeruda informatsioonis, säilitada selline joondumus tõetunnetusega. See ongi see samune raamatute lugemine, füüsiline aktiivsus, sportlikud tegevused, pillimäng ja midagi nagu nii lihtsalt, et lapsed ei pea olema geeniused. Piisab sellest, kui nad seda Jumala poolt antud masinavärki kasutavad, töös hoiavad. Ja ma arvan, et see on midagi nii lihtsat, nii loomulikku ja seda ei tohi ära unustada, kui meil on siin mingid, ma ei tea, kiiremini, kõrgemale, kaugemale. Ei ole vaja võistelda. On vaja tegeleda iseenda sellise sisemise arenguga ja ma arvan, et sellest inimeseks olemisel päris suuresti piisabki. Nii, täna saame teha täpselt nii pikka saate, kui pikalt lastakse, on ju. Ja huvitav on see, et mida mina olen kogenud selles avalikus plaanis, et kui me muidu inimesena ka, isegi me elame väga sellist tagasihoidlikku, halli hiirekese elu, meil on ikka kuidagi see tunne, et me peame tõestama, et me ei ole nagu tühi koht. Ja mul on tunne, et ma ei tea, võib-olla ma eksin, aga kuidagi elus on see, et me püüame olla ikkagi keegi ja sa võid olla keegi ise, kui sa oled koduperenaine, sa oled keegi, sa oled kellelegi oluline, sa annad endast midagi maailmale. Ja tänases maailmas mulle tundub, et on päris palju juba neid, kellel on see tunne, et nad ei olegi mitte keegi, sest nad kardavad võtta vastu väljakutseid, nad on ennast ära summutanud ja ma arvan, et isegi need, kes meil on täna valitsuses kõrgetel positsioonidel ja end ära summutavad, siis nemad ka ei tegele väljakutsetega, nad on lihtsalt tööriistad. Ja kui Tsahkna läheb ÜRO julgeoleku nõukogu ees esineb ja ma tahan näha seda videot, mida ta seal rääkis, minu jaoks mõjub naljakalt, kui lihtlause mehed üritavad väga tähtsad olla, aga ma tunnen, et see ei ole ka tema nagu realiseerimise koht inimesena. Ta on tööriist, ta näost paistab, et tema summutab ennast ära alkoholiga, aga ma võin ka eksida, selles mõttes, et ühest kõrvast sisse teisest välja. See lihtsalt nagu vahest on ja mõned inimesed, kes hoiavad endal nagu suud sellisel kuidagi, ma ei oska seda järgi teha. Mulle tundub, et nende puhul on tegemist kokaiiniga, ma ei ole kunagi seda proovinud, ma ei tea. Liiga kuidagi nagu hirmutavad asjad. Kui mina laps on, siis narkomaaniast räägiti kui millestki väga õudsest. Ma mäletan, olime emaga Saksamaal ja siis olid mingid lapsed tänaval ja siis ema rääkiski nendest kodututest lastest ja narkomaaniast ja siis minu jaoks maalis kuidagi sellise pildi kogu eluks. Ja ma olen siiralt seda meelt, et kui sa mingi lahja asjaga alustad, siis varsti sa oled kuskil väga karmide ainete peal. Ja kui meil täna Eestis räägitakse narkomaaniast, vahepeal räägiti väga-väga vähe ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kas nad on kõik läinud nende seaduslike ainete peale, vaimse tervise spetsialistid muudkui siis diilerdavad neile asju. Aga selgus, et narkomaania on ikkagi tõsine probleem ja selles plaanis ma ei imesta, et Ameerikas on näiteks see väga teema, et kui seal tänava peal minnakse intervjueerima neid narkomaane, siis selgub, et nende tee on alguse saanud sellest, et nad on tarvitanud neid mingid valuvaigisteid, antidepressante, rahusteid ja need doosid mingi hetk enam ei täida seda funktsiooni, et saada see elevus kätte, see elus olemise tunne. Ja siis nad lõpuks hakkavad tarvitama neid asju, mida saab tänavalt ja niimoodi need inimesed ennast läbi põletavad ja see on ikka päris õudne asi. Ja ära olla, jah. Täna selline natuke eriolukord. Muidu meil on issi see, kes lapsega tegeleb, kui ma raatid sisse loen, aga täna on tal rulatund anda koolilastele ja siis me mõtlesime, et me saame ise hakkama. Ja natuke saame ka, on ju, Georg. Igastahes ma pikalt ei tee. Ja vaatan kiirelt läbi ja see ei mõtle pooleli, et need, kes on siis avalikult nagu ära tühistatud, maalitud kellekski, millekski, siis mitte see, et me tõestame, et me oleme keegi, et me oleme tunnustust, märkamist väärt, me oleme ühiskonna osa. Meil tuleb tegeleda sellega, et tõestada, me pole need, kellele meid näidatakse nende tõistamiskampaaniate läbi. Ja mingis plaanis ma olen tänulik, et kui sa oled nagu lihtsalt mina inimesena, ma olen see, mul on need väärtused, mul on see oluline, ma annan ühiskonnale endast seda, siis nüüd, kus sa oled maalitud millekski õudsaks, siis sa saad aru, et paljudele sa ei suuda ilmselt elu lõpuni selgeks teha, et see, mida maalitakse, et see, mis eesmärki see teenib ja see ei ole üldse reaalsusega kooskõlas.
ja saad aru, et aga see, kuidas teised sind näevad, see ei omagi tähtsust ja siis see selline iseenda teadvustamine, iseenda armastamine, suutlikkus ka armastust vastu võtta jõuab sellesse punkti, kus sa mõistad, et see, kuidas teised sind näevad, on nende asi ja kui sa tegelikult ei ole see, kellena sind maalitakse, siis see nende maal vaadata terviseks, kuni sa iga õhtu, iga hommik oled iseendas kohal ja vaatad endale otsa, kes ma olen, mida ma teen, miks ma teen, siis ma ei tea, siis on kõik hästi. Ja muidugi tahaks olla see, kellest räägitakse ainult head, aga kui see hea rääkimine on, kuidas ma ütlen, inimesena me vajame vahepeal ka seda kriitikatunnet, et keegi nagu väljendab meile, et midagi võiks olla teisiti, sest see annab alust arenguks. Ja kui sind kogu aeg ainult kiidetakse nii hea, nii tubli, siis see võib tekitada ka nagu seisva tunde. Ja see ka tegelikult ei teeni meid, sest me inimestena me oleme siia tulnud ikkagi arenema, kasvama, kogema. Ja selles plaanis nendele twistamiskampaaniatele ma olen päris tänulik. Ja kas need mõjutavad mu poliitkarjääri, nagu mulle siin kunagi öeldi, et aga sinu maine, siis ma ei tea, minu jaoks poliitikas on midagi number 1, ma olen koduperenaine, poliitika on lihtsalt see ruum, kus ma saan väljendada, mida ma soovin endale, oma kaasmaalastele, kõigi lastele tulevikule ja kui on inimesi, kes peavad olulisemaks seda mingit meediavirvarri, kuidas seal maalitakse asju olevat, siis kui ei ole neid, kellega koos seista meie ühise tuleviku eest, siis ei olegi nagu midagi teha. Aga siin mingid toodi välja ka see hirm, et aga kui ei ületa seda künnist 5%, mul ei ole seda hirmu, sest kui ma lihtsalt suvalise koduperenaisena sain 160 millegagi häält ja abilinnapea sai sama palju hääli endine, siis mõtlen, ma ei tea, et ju siis inimestele meeldis see, mida ma rääkisin ja ma rääkisin lihtsatest asjadest, ma rääkisin, mis on mulle oluline. Ja tundub, et paljud inimesed kannavad sellist sama olulisuse tunnet enda sees. Ja nüüd, kus ma olen nüüd 4 aastat saanud väljendada, näidata, kuidas ma julgen näha ja rääkida, siis ma arvan, et nüüd on see pinnas veel küpsem. Ja need tühistamiskampaaniad on alati kaasa toonud sõbralisti uusi liikmeid, mis tähendab seda, et paljud inimesed näevad nendest asjadest ikkagi läbi. Ja selle üle mul on hea meel. See annab tunda, et meil eestlastena on lootust, sest see geen, mis on meid põlvest põlve hoidnud läbi raskete aegade, on täpselt see sammune mitte kaasa voolamise suutlikkus kahelda, otsida tegelikkust selle vahu tagant, mida meile siis presenteeritakse muudkui. Ja tänaseks ma arvan, et ma lõpetan ka. Ja siin oli huvitavaid nalju veel, kuidas mulle jagati näiteks, et mingi erakond, ma nimesid ei nimeta, rääkis, kuidas nemad tegid mingi asja ära ja oli pilt ühest korterist, kortermaja suur, ja et nemad lubasid, nemad tegid. Ja siis seal elanik kirjutas mulle, et kuule, tegelikult oli niimoodi, et nad andsid 5000 eurot selle parkla tegemiseks, aga maja, selle raha, selle laenu võtsid elanikud, ehitaja ehitas ja see 5000, mis anti selle parkla jaoks, see on ka tegelikult nagu inimeste enda raha seal omavalitsuses, aga nemad lubasid, nemad tegid. Ja siis, kui näed ka kõrvalt, et raha põleb, niimoodi prassitakse, homse arvelt elatakse ja kõik käib selliselt pärast, siis meie tegime, aga selle hinnaga, et kui tuleb mingi kummaline raha pakkumine, meil tuleb see raha pakkumine kõige selle konksuga vastu võtta, sest olukord on selline, ja ma tunnen, et see ei ole nagu päris õige. Aga kuni inimesed ei tea, mis toimub, kuni nad arvavad, et nad on esindatud, kuni meil ei ole volikogu istungitelt videosilda, siis ei teagi, mis tegelikult toimub. Nii et põneva laol elami ja ma arvan, et põnev aig on midagi säänest, mis kest. Ol eeläb põnev aig, on hummen põnev aig ja inimesena tulegi jälle nii, et sa kõik aig näetad põnevust hinde ümbre ja kui sa näed, et midagi on kuigi muudu nagu ei läheb päris nii, nagu peas minema ja mi lätsi hääs, sest tule suu vallale teda, ütelda, kuis asja võinu olla ja mis on mu nagu henge suuvam tuu, et mitte õnne olla tuugi ja ütles, kuis peassi olema, aga olla ta kotuse peal, kus on ka vastutus, et
üteldagi ja nüüd tiimis sään see otsuse, sest kõrvalt Kaia, kus otsustadas, määnegi hetk ta nagu nakkas väga kurnama, kui sa tiiad, et ta ei toimu mihes. Ja säiside mõttega ma arvan, et ma lõpetagi tähendab see saata. Midagi väga olulist ma arva, et välja es jää. Ja võtke rahulikult. Löydke määnegi asi, mis avitas lööda esihinda seest esihinnast üles. Ta või olla ka õnnu, paikus on esihindaga kõnelemine. Ja me tiia, et ma olen taad mõtted nii palju kõrranu. Aga mul on juhtunud nii, et vahtepealt on väga kippu haig, siis ma nagu unuhta ärta. Et jaa, ma pead ju aeg-aalt, mul on romantsegi hingamisharjutuse, mida ma tii, mis avitas närvisüsteemi viia kuigi ma saan see koduse peale, kus on lihtsalt hää olla esihindana. Ja siis mul tule jälgi miilde, et jaa, ma olen kippen nagu unarusse jätma mõne asja. Ja aituma kullamast ja järgmitse kõrrani. Saade on salvestatud 2025. aastal.